Nii, tere tagasi ja jätkame siis sealt, kus poole jäime, ehk siis see tagimine, pommimine, et võtad äkki teema kokku siis. Ja põhimõtteliselt minu meelest on nagu seal selline osa juures, et tegelikult see käe harjutamise osa on nagu erinev. Ütleb tagimist pommitest, aga kui sa nagu harjutad alguses, siis üks Eesti tänavustik sänkritest väga hästi, et ega sa ei saa kõndima õppida või kõndida osata, kui sa ei õpi proovama. Et sul on nagu mingid asjad vaja harjutada ja selgeks saada ja selle jaoks tegelikult ma arvan, on palju ägedamaid kohti, kus seda teha või ongi siuksed, noh, ütleme, tuleb leida nagu siuksed ikkagi pisut sobivamad kohad kui näiteks mingi värskelt renoveeritud fassaad. Et noh, kui sul on valida mingite kohtade vahel, siis pigem valiks alati mingi siukse koledama koha, mida mingi pildiga siis ilusamaks teha. aga jah, pommimine ja tagimine, no minu isiklik arvamus on see, et see ei kuulu praegu sellest teemast enam. Kunagi oli see osa sellest jah, ja ma arvan, et see tänavajoonistajate osaks jääb alati. See on nagu nende teema ja sinna vastu võidelda nagu mega raske. Ja ma arvan, et kui ta on nagu osa kultuurist, siis ta jääb olema osa sellest. Mina ise ei poolda. Võib-olla neile, kes ei tea, et mis asi on tagimine, pommimine, et kiiresti võib-olla seletad ära, et mis need on ja mis nende vahe on. Tagimine on põhimõtteliselt kiirelt oma nimi, oma nagu nii-öelda allkiri või signatuurist. Ja pommimine on siis selline kiirem töö, aga juba ütleme paksud tähed ja veits stiili ja värki, aga ta on ikkagi sihuke ka 10 minti, et hästi kiiresti ja laks seina peale läbi peale ja mine. Aga kuidas suhtud sellesse, et hästi palju on näha, et kui keegi teeb kuskile mingi ilusa graffiti, siis tekivad mingid tüübid, kes sinna enda oma peale veel teevad. Niisugust ülejoonistamist, kuidas sellest suhtud? No tuleb selles mõttes suhtuda selliselt, et paraku see on ka osa sellest. Et eriti näiteks see, et kui mingi kole sein teha näiteks üle, saad mingi loa, teed nagu legaalselt üle, siis tihtipeale on see näiteks olnudki mingite joonistajate jaoks sein, kui nemad on teinud. Ja siis nad tulevadki teevad võib-olla uuesti üle. Et noh, sinna ka teha ju tegelikult mitte midagi. Ma kunagi ka põlesin seda veits. Et oli mingi oma töö ja siis keegi teeb üle, siis joh ei tii, aga noh, põhimõtteliselt tuleb sellega nagu leppida. Kui see läheb nii, siis läheb. Et paraku ta on tänaval ja see on nagu kõigile ikkagi. Et seoses graffitiga tegelikult hästi paljud nagu omavalitsused või linnad on võtnud vastu erinevaid seadusi, erinevaid meetodeid, kuidas siis võidelda selle vastu, et need ei tekiks valesti kohta. Et mis sa arvad, mis sinu arvates on kõige parem taktika, et kas on see nulltolerants, nagu paljud kohad on kehtestanud, on see väga kindlate piirkondade loomine, kuhu saab oma tööd teha või on see midagi kolmandat? Ma arvan, et noh, pigem ikka see nulltolerants üldiselt ma arvan, et töötab kunagi. Et eriti mitte millegagi. Aga Tartu on läinud head teed, erinevad festivalid ise propageeritakse, suhtutakse mõistlikult. Ma arvan, et selline asi töötab ja noh, Tallinnas ka näiteks selliseid piirkond. Ma arvan, selliste piirkondade loomine on muidugi äge. Ja pealegi see, noh, tegelikult kui minna ja vaadata neid töid, korralikult tööstada tegelikult väga äge. Et kui see ei ole lihtsalt mingisugune, ütleme, ongi mingisugune kriips seal kuskil mingi nimeteetud. Pigem kui sul on sellised piirkond, see on jumala äge. Tehakse lausa mingi turistide teemat. Mul on paar korda kirjutatud, et tuleb mingi gruppust välismaalt, et kas sa oled nõus tuuri tegemist. Et käiakse täitsa vaatama seda tegemist. Ma arvan, et noh, minu meelest see on, nulltolerants on nagu too much, see on nagu aeg. Et see pigem soodustab nagu seda, et come on. Et ei tohi siis alati neid, kes teevad. Teen kiuste. Ja muidugi, et noh, pigem ma arvan jah, mida rohkem seda tehakse, erinevad festivalid kasutavad, seda mingi piirkonnad tekivad. Noh, ma arvan, seda laadanud on ikkagi. Ma ise arvan, et äkki oleks ka hea, et kui me hakkaksime seda kaasama näiteks kooli kunstiõpetuse programmi, et see on ideaalne koht, kuhu kutsuda graffiti inimesi endeid töötubasid tegema ja rääkima sellest kultuurist laiemalt ja soovitama kohti, kuhu võiks teha nagu legaalselt neid pilte. Ja nüüd tänavu kunsti puhul jah, et on mõistlik nagu, ma käin tegemas ka noortekeskused ja koolitus on ka käinud tegemas, tegelikult on muidugi lahe, kui räägitakse natuke ajaloost ja kultuurist ka juurde. Et siis ma arvan, et see on nagu hea plaan, mida teha või ma arvan, et juba mõned kunstnikud nagu teevad, et ma ei ole kindlasti siin Eestis
ainuke, kes käib koolides rääkimas ja noortekeskuses. kas sul on ka graffiti ja stencil teemal mingeid eeskujusid, keda sa ise jälgid või oled sa ikkagi ainult enda töödega nagu tegeled, keskendud neile? Ikka jälgin, ikka näen, et noh, PFTKR, kellega me koos teeme, kes on minust oluliselt kaua valmistanud, mega hea täpse käega detailne. Isak on siitist pärit täna kuskilt Saaremaal, resideerub väga super head tööd, siis Sänki, Medli, Farai kunagi joonistas, teda jälgisin palju. Piradose kutid, noh, neid on nagu mega palju, Spektri kutid, Spark, noh, neid võib nimetama jääda. Ma ikka kunagi, noh, kui sa ikka alustad, siis pigem jälgid hullult nagu kõiki muid. Kunagi oli siuke leht, graffiti.ee ja siis sai seda panna mingi postitused üles albumeid ja mingi Black Book sketše ja värke. Et see on mega aastaid tagasi. Aga kui ma ringi käin, siis ma ikka ise käin ka uudistamas ja vaatamas muidugi ja uusi töid ja tegijaid. Teed ka mõnikord pilte, nagu fotosid neist? Teen ikka ja eriti kui ma käin välismaal. Et kui ma kuskil välismaal käin, siis ma isegi tihedamini pildistan. Et Eestis, noh, kui ma käin, siis ma tunnen autori ära või näen ära ja siis ma võib-olla nii kiirelt kaamera juurde ei lähe. Aga kui ma näiteks käin, ma ei tea, vahel kuskil välismaal, siis ma näen nii ägedalt, siis ma küll tahan pistada ja pildid jätan alles. Sa ütlesid, mainisid seda graffiti.ee, et kas see on endiselt nagu elus olev lehekülg või mitte ja kui ei ole, et kas on mingid alternatiive, et kus saaks praegu, kes inimene on kodus, nüüd eks ole, me kõik istume kodudes, et tahaks hirmsasti nüüd ikkagi graffitit vaadata, oskad sa mingeid saite soovitada? See enam ei oleks aktiivne ega elus, aga ma ei, pigem ma arvan, et Google ja YouTube. YouTube'is on selles mõttes lahe, et seal on võimalik vaadata ikkagi täitsa, et kui sa kirjutasid mingi graffiti, mingi time-lapse või siuke, siis need on veel eriti ägedad. 3-4 minutit pikk ja näed algusest peale, kui mingi ühe toimetuse. Et siis on nagu super cool, aga enamik artistidel on pigem oma lehed. Joonistajad, oma mingid webpage'id ja lehed, et neid tuleb nagu ise otsida. Et sellist koondlehte ma ise väga ei tea, ma ei jälgi niimoodi, et otsiks kõik koondlehed. Ma jälgin mingid teadused artiste ja nende lehti. Ja pigem sotsiaalmeedias, Instagramis leiab erinevaid joonistajaid. Aga rääkides YouTube'ist, siis täna saab postitud ka ise ühe õpetusvideo, kuidas stencilit teha sinna üles tõenäoliselt, eks ole, ja see tuleb ka siis Haabersti noortekeskuse lehele ja ka meile. Et võib-olla rääkski sellest, et mida noored peaksid siis nüüd valmis panema enda jaoks, kes tahavad sellest töötast osa võtta, et kas peab mingid materjalid juba valmis panema? Jaa, no ütleme kahtepildiselt, et võib-olla vanematel noortel on see just hea nokitseda rohkem ise, et sellisel juhul on variandid need, et sul on paber, tugevam paber, A4 mõõdus, siis arvuti võiks olla, ei pea olema, võib ka ise joonistada šablooni, aga parem kui on arvutist, ma näitan, kuidas arvutist fotot tehakse šablooniks. Siis on vaja pliiatsit, et see šabloon maha joonistada ja siis idee poolest, kui sa oled juba vanemad ja oskad, siis paberimaaga see välja lõigata. Ja kui väiksemad on, siis ma pakun alternatiiviga teha šabloon tagurpidi ja lõigata välja käedega. Et lõigata ainult siluett välja käedega, siis saavad ka nagu väiksemalt teha. Aga jah, põhimõtteliselt ega muud ei ole, pluss värve. Et Toome ma näitan, kuidas teha pigem, kodus on pigem olemas, ma arvan, košvärvi, vesivärvi või akrüülvärvi. Et kuidas siis teha nii, et kasutada lihtsalt svammi ja košvärvi. Et mitte aerosooli. Aga ma ilmselt videos näitan ka, kuidas aerosooli. Kodudes, ma arvan, ei ole esiteks aerosooli väga, pluss teiseks, ma arvan, koduses keskkonnas ei tasu praegu aerosooli väga lasta. Lõhveõpselt mingi 4 päeva enne. Jah, aga noh, need asjad. Nii, aga kuule, suured tänud sulle ja oli hästi põnev sinuga vestelda selle graffiti teemal ja sinust endast. Ja niipea, kui see video siin lõpeb, siis me kindlasti ka postitame mõned lingid siia alla, mida lubasime sinu muusika juurde, sinu tööde juurde. Ja kohtume siis juba loodetavasti kuskil noortekeskuses või mujal. Tšau! Tänu, tšau!